Nii ja tervist jälle kõigile. Tänast videot alustan siit Korsa Gymist. See on siis selline boksisaal siin vist ja seal on mingi rammumeeste ala, nagu mulle siin tutvustati. Ja juhtuski siis selline lugu, et üks päev kirjutas mulle härra Tiit seal. Nii. Hei. Ja kutsus mind sellisesse rammumeeste nagu ühistrenni ja siia pidi ikka päris hullult vennad kurat kokku tulema üle Eesti mehed, et kes siin mida kõik võitnud on, et eks siin saab tutvustada veel video käigus ja siis küsiski siis äkki härra Tiidult ka, et ta ütleb ka paar sõna, et mis meil siin täna siis nagu näha saab, et nii. Trenni saab näha, kõvad trenni ikka. Nii, ja millega me siin alustame, oskad öelda? Et, väike plaan oli kiva teha. Aha. Et see on nii-öelda rammumehe põhiala ja tänu Raunale on meil siin terve nii-öelda kivide rivi. Ja ma vaatan jah, et need on ühesõnaga siis seal kõik. Niimoodi. Ja see ongi meil põhimõtteliselt esimene ala siis ja mina siis nagu ütlesin kohe poistele ära, et mina olen siuke rohkem selline maskott nagu, et ma nagu väga midagi teha ei jõua ja kui mingi naiste raskusi on, eks ma ikka proovin, aga naine ütles ka, et Ivo tule ikka tervelt koju, et ära pulli seal, et see on mingi hullud koos. Aga et siis ongi niimoodi, et hakkame selle esimese asjaga varsti pihta, on ju? Just. Väga viis. Putid teevad juba sooja, 130 kilo mees hüppab tead kasti peale. Nagu pole üldse probleemi, et jah, jõuavad liigutada küll ennast. Hullud mehed, need rammumehed. Kui kõrge see nüüd on? 1,13 meetrit umbes. No, nii ja sinna nüüd hüppab 130 kilo. Normaalne. Korras. Lihtne. Nii, maskott Ivo katsetab ka siis. Kuidas on hüpata, võtsime kõrgust maha ja okei. Öelge mulle ka, et mis te siia siis valmis mõõdate praegu, et mind ka huvitab. Põhimõtteliselt distants liivakoti ja kohvrite jaoks, et siis on teada, mis distantsi me kõnnime. Okei. Ja palju seda siis on praegu? Kohe hakkam mõtlema. Aha, selge. No siis on 10.25. Püüdsin kinni härra Gerdi siin ja tema on siis see Korsa Gymi kunn, kes siis teab või tea, et ja Korsa Gym on selline laia haardega jõusaal, et Gert on siia ehitanud igasugu asju, et räägi siis Gert, et mis siin kõik võimalik teha on, et see ikka hull mees oled, et siin on kulturistid, rammumehed, mis siin kõik on? Siin on kõik, jah. Boksi ja kulturiste, rammumehe ja bikiinitrukud ja wellness-trukud ja... Et siin on isegi maailma tasemel ikkagi saavutusi juba, et see, kes see bikiinis siin... Bikiinis tuli mul oma elukaaslane. Annika tuli Arnoldi nüüd 5. Ja, et see on ikka väga kõva tase, et nii et siin saalis ikka nalja ei tehta, on ju, et... Kui siia ma ei läinud, jah. Jah, et maailma tasemel kuradi rammumehed on seal seisavad ja juba bikiini, noh, kulturistid hakkavad ka juba vaikselt tulema. Hakkab vaikselt tulema, jah. Päris kõva sõna ikka, et elame sulle kaasa, härra Ivo elab sulle kaasa, et pane ikka samas vaimus edasi, et olen vaimustuses sinu tööst siiamaani, et nii, et kui keegi tahab mingis sellises alas nagu midagi saavutada, et tasub sinuga ilmselt ühendust võtta ja tulla jutule siia. Absoluutselt. Ja teeme championeid siin on ju. Ikka. Nii, väga hea, aitäh sulle. Nii, räägi mulle ka paar sõna, miks see asi nüüd hea on? Kuna kui liim läheb naha peale, siis ei saa teda lahti. Aha. Ja kui panna teip vahele, siis on lootust teda kiiremini ära saada paremini. Okei, selge. Et ega seal ainult see ongi. See on nüüd ühe ala jaoks või mitme jaoks? Ühe ala jaoks, kivide jaoks. Selge. Saad sa tõmmata ära. Ütle paari sõnaga, mis asja sa siia paned ja milleks see on? Kivi tõstmiseks. Kivi tõstmiseks. Nii, ja mis see aitab? Aitab kivil paremini haarduda käega. Okei. Selles suhtes, et ma neist asjadest midagi ei tea, et tore ka näha siia kardinate taha, mis toimub. Selge. Paremini külge. Selge.
järgmine ala, räägime, mis hakkab juhtuma? Järgmine ala on antel. Jah. See on üks antel ja seda on vaja siis ühe käega ülesse saada. Teist kätt kasutada ei tohi. Tühi antel on siin 46 kilo, aga vaatame, poisid tahavad siin rekordit teha. Tahavad 100-ni minna, vaatame. No, saame äkki filmi peale. Me loodame uue rekordi siin, kui ta endal tunne on, tuleb ka rekordi. No mul on 3 kuud tagasi oli õppe, ma taastun sellest, et ma teen sellise taastuva trenni. No selge, vaatame, mis saame. Ja härra Tiit, et vahepeal siis kutid jooksevad seal kõvasti. Räägi siis sellest alast natuke lähemalt, et kuidas see välja näeb, et sa rääkisid mulle juba siin erinevatest võistlustest ja asjadest, et räägi teistele ka. Ütleme nii, et ega kott ise raske ei ole, aga raske on see, et see raskus vajub kõik rinnakorvi peale ja kui korv kinni on, siis sisemised lihased peavad päris tugevad olema, et selle koormuse all joosta ka saaks. Et põhimõtteliselt kaua vastu ei pea, kui ei hinga. Mida suurem mees oled, seda rohkem hapnikku tarvib. Mis see koti kaal praegu on? Siin on 125 kilo. Ja võistlustel tavaliselt oleneb, jah? No jah, oleneb korraldajast. Siin Raunol rahvusvahelised võistlused on 180 kilo kott ja meil teise klassi võistlustel on seal 100-120 sinna kanti. Selge, hea teada jälle. Nii, ja püüdsin kinni siin härra Rauno isiklikult ja lihtsalt kõik siin kindlasti ei tea, aga väga paljud teavad, mina kindlasti tean ja tahtsin lihtsalt küsida, et mis sinu jõutõmbe rekord on, ametlik või mitteametlik, vahet ei ole? No, see on igast eri kõrgused, aga võtame tavakõrguse pealt just nädal aega tagasi 470 kilo, mis on maailmas 3. tulemus. See on päris hull. Ma vaatasin, et sul oli kas mingi korduste peale rekord oli ka tehtud? Jah, 400 korduste peale on maailmarekord minu käes 6 korda. Aga tegelikult oleks jõudnud rohkem, kui ma ei oleks vähe üle treeninud. Trennis 6 korda oli väga lihtne. Nii et selle sa saad veel üle teha kunagi, tundub nii? No hetkel maailmas üks inimene on võrdväärne muga, jõudõmbas rohkem üle. Et siuke hull mees siis elab meil siin Eestis ja treenib Tartu linnas Corsa Gymis vahepeal. No jah, siin teen kive, sai lõpuks sisse toodud need kivid väljast ära. Võimalus on hea. Ulme, 400 kilo. See ei ole mingi raske. See on, korduste peale, 502 tuleb maailma rekord teha. See eesmärk on mul see aasta teha, või tähendab järgmine aasta. Et sinna sa oled teel praegu siis, jah? 32 kilo veel ja ongi olemas. Et jääme ootama, soovime edu sulle kõik.
nii jah, trenni lõpuks siis tulime jääauku rõõmsasti. Ma ühtegi spordiala kaasa ei teinud, peales kastile hüpped, nii et ma ei saa oma maskoti normi täis, et ma pean ikkagi vees ära käima. Nii et jah, ja siis pärast vaatan, kas ma enam lõpetan seda videod ja töötlen või mitte. Oota aega ka. 8 sekundit. Ma võisin, kui ma teed Tiidust ka midagi. Nii ja ongi aeg otsad kokku tõmmata videol, et sai seal jääaugus käidud, soojas autos on hea olla, siin istmesuhendus tiksub ja kõik mõnus, et see jääauk oli selline uudne kogemus küll, et kui uuesti peaks minema, ma ei tea, võib-olla valmistuks sellest kuidagi või ma ei tea, hakkaks harjutama varem, et praegu oli küll niimoodi, et kõik lihased tahtsid nagu korraga krampi minna, et ma ei olnud selleks nagu üldse valmis, aga ei ole hullu midagi, kui kunagi veel tuleb teha, siis härra Ivo kindlasti teeb. Tänud Tiidule, kes mind kutsus siis sellisesse vägevasse ühistrenni, et väga lahe kogemus oli. Oli küll plaan proovida ise ka mõnda asja seal, aga seal kuttidel oli nii palju tegemist ja see asi niigi nagu venis pikale ja ma mõtlesin, et hea küll, ma jään selleks kaamerameheks siis seekord. Et jah, mõnikord, kui härra Tiit uuesti võib-olla kutsub, lähme teeme koos trenni ja kindlasti nad on ka kõvad trennimehed seal ja kindlasti võimalust selleks, ma loodan, et tekib. Nii ja ma panen siia kiirelt ühe Facebooki grupi ka, mille siis Tiit on teinud, Eesti rammumehed ja rammunaised. Ja uurisin talt ka siis, et miks see grupp siis nagu täpsemalt on ja mis selle eesmärk on. Ja Tiit vastaski mulle, et tema siis koondab kõik aktiivselt rammumehega tegelevad võistlejad kokku, et korraldajatel oleks siis kergem võistlusi korraldada. Ja lisaks selle grupi eesmärk oleks siis treeningu info jagamine, ühistrennide korraldamine ja rammumeeste siis tehnika, kas siis reklaamimine ja müümine ja sellest grupist saab siis veel infot hooaja võistluste kohta, et kes korraldab ja kes on nõus osalema ja ilmselt sponsoreerima ka siis on ju. Ja Tiit veel tahab teha sellist asja nagu 2021 Eesti rammumeeste ranking võistlustel saavutatud kohtade suhtes siis. Selle grupi ta siis sellepärast nagu tegi, et eelnevatel aastatel on nagu näinud, et võistlusinfot ei ole nagu kokku kogutud, aastakalendrit ei ole, et paljud võistlejad ei tea näiteks võistlustest ja ei olegi osalejaid sellepärast, et inimesed saavad kas liiga hilja teada või ei tea üldse, et kuskil nädala aja pärast alles kuulevad siis, kui kõik juba läbi on ja siis laiutavad ka käsi, et näed, oleks tahtnud ka osaleda, on ju. Nii ja minu meelest selline nagu aastakalender ja võistluste info, kui on kõik kätte saadav, et see ongi ju hea, et teiste alade peal ka ju kulturismis, jõutõstmises või ükskõik mingi kerge jõustikualad, ega sa ju teada ammu ette, et kuna need võistlused toimuvad ja sellesse tippvormi ajamine ikkagi võtab ju kõvasti aega ka, et keegi jaluta sinna päris niisama sisse, et tegin nüüd kuskil nurga taga trenni ja et see on ikka tohutu kuude pikkune ja aastate pikkune töö, mis sinna tegelikult alla läheb, et jah, see on kindlasti hea mõte Tiidu poolt selline kalender ja kõik teha nagu ja soovin talle edu sellega ja loodan, et talle hästi läheb ja loodan, et sellest on kõvasti kasu siis spordialale siin Eestis. Igastahes kuskil siin nurgas, mul alati on segamini siin või siin, on subscribe'i nupp, kuskil on veel video ka minu kanalilt, mida võite vaadata, kui huvitab. Ja pange ikka seda subscribe'i ja Ivol ka toredam edasi asja sinna ajada. Ja nii ongi. Igastahes aitäh kõigile, kes vaatasid lõpuni. Loodan, et teile meeldis sama palju kui mulle. Need suured kollid seal, vägev üritus ja see trenn ja kõik. Ja nii ongi. Ivo jääb jälle lobisema, aitab küll. Ja nägemist kõigile järgmise korrani. Aitäh!